On palju telesaateid, mis tagantjärele vaadates tunduvad hoopis teistsugused kui siis, kui need esimest korda eetrisse jõudsid. See võib olla tingitud tavapärasest kultuurilise kliimamuutusest. Aga mõnikord on telgitagused tegurid või isegi päriselu paralleelid oodatust suurema mõjuga. Number 10. Rohkem kui 800 osa ja 37 hooajaga pole üllatav, et mõned Simpsonite episoodid näevad tänapäeva vaataja jaoks väga erinevad välja võrreldes ajaga, mil need esmakordselt välja tulid. See kehtib eriti nende episoodide kohta, mis näivad olevat tulevikku ennustanud. See on miski, mille poolest sari nüüd kuulus on. Aga oli veel üks hiljutisem episood, millel on hetk, mis on palju süngen, kui stsenaristid algselt kavatsesid, kuna sellel on kõhedust tekitavad paralleelid päriseluga. Härra Goodbody otsingul on 2017 aasta episood Simpsonitest. See ei saanud eriti kõrgeid hinnanguid ja enamik fänne mäletaks seda tänapäeval pigem kõrvalloo tõttu, mis keskendus hullusele, mis oli juba aasta enne selle ilmumist läbi saanud. Episoodi peamine fookus on Bartin, kes sõbruneb eakate naistega kingituste vastu. Kõrvaliinis muutuvad Homer ja Lisa kinnisideeks mängust Pokemon Get, mis on ilmselge paroodia mobiilimängule Pokemon Go. Episoodis käsitletakse paljusid rakenduse kriitikaid, kuid peamine fookus on mängijate ohutusel. Kogu 2016 aasta jooksul ilmus uudiseid inimestest, kes sattusid hätta või said õnnetustes kannatada, kuna nad ei vaadanud, kuhu nad lähevad, mängides seda rakendust. Simpsonite episoodis kõnnivad nii Homer kui ka tema töökaaslane tuumareaktorisse, püüdes mängus koletisi tabada. Hiljem ründab Homerit skunk, kui ta arvab, et see on digitaalne olend nimega Stunkis. Lisa soovitab, et Homeril peaks keegi kaasas olema, kui ta mängu mängid. Sama soovitasid ka Pokemon Go loojad päriselus mängijatele. Suur osa episoodi kriitikast tulenes sellest, et paroodia tuli aasta liiga hilja. Päriselus oli Pokemon Go hullus aasta lõpuks juba vaibunud. Isegi Simpsonid näisid seda tunnistavat, kui Homer ütleb Margele, et ta on kindel, et see hullus lõpeb varsti. Ja komiksipoiss väidab, et mäng on, või vähemalt oli, suurem kui Jeesus, mis näitab, et see oli juba hakanud hääbuma. Kuid enamiku vaatajate jaoks oli see lihtsalt unustatav osa, kuid Venemaal see nii ei olnud. Venemaa telekanal 2x2 teatas, et ei näita seda konkreetset Simpsonite osa, kui see pidi seal riigis eetrisse jõudma. Uudis tuli vaid mõned päevad enne seda, kui üks blogija mõisteti jumala teotuse eest süüdi juhtumi tõttu, mis oli väga sarnane selle osa naljaga. Ühel hetkel satub Homer linna kirikusse, et proovida rakenduses koletisi püüda. Pastor üritab teda tema tegude eest kritiseerida, mis ajendab koomiksimeest kommenteerima rakenduse populaarsust võrreldes religiooniga. 2016 aasta suvel teatasid Vene võimud, et Pokemon Go mängimine kirikus on keelatud. See oli osa seadusest, mida tuntakse jumala teotuse seadusena. See on väidetavalt loodud äärmuslaste ja vihakõne tõkestamiseks, kuid Amnesty Internationali sõnul on seda kasutatud ka valitsuse kriitikute süüdistamiseks. 2016 aasta septembris avaldas Ruslan Sokolovski video, kus ta mängis seda mängu katedraalis. Ja ta väitis, et pole võimalik kedagi süüdistada selle eest, et ta mängib peaaegu tühjas kirikus telefoniga. Kui ta arreteeriti ja 2017 aasta mais mõisteti ta süüdi vaenu õhutamises ja usklike tunnete solvamise eest. Sokolovski sai 3-aastase ja 6 kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse. Enne kui Simpsonite episood jõudis eetrisse minna, oli seda juba kritiseerinud konservatiivsed kirikuametnikud. Üks ülempreester ütles, et see episood on Hollywoodi propaganda, mis on loodud Venemaa ühiskonna kompromiteerimiseks. 9. Super Weapon R1 oli osa Jaapani ulmesarjast Ultra 7, mis jõudis eetrisse 1968 aastal. Juba tol ajal käsitles see tõsist teemat, kasutades silmapaistvaid kujutisi, mis olid inspireeritud pärismaailma õudustest. Kuid 2011 aastal tähendasid pärismaailma sündmused, et see episood tuli korduste jaoks ajutiselt keelata. Ultra 7 oli mängufilm, kus kasutati praktilisi efekte ja kostüüme, et luua iga nädala koletisi. Saari toimus lähitulevikus, mil maa on pidevalt tullukate sissetungi ohus. Peategelane on Dan Moroboshi, salajane tullukas, kelle tõeline kuju on nimitegelane Ultra 7. Ultra 7 on väldub rahuvalvajaks. Ta tegutseb planeedi kaitsja ja tavaliselt lõpeb see nädala kaiu vastu võitlemisega. Kuid episoodis Superrelv R1 ei pruugi tõeline koletis olla hoopis see tullukas, kes tuleb planeeti ründama. Episood algab sellega, et maakaitsejõudude teadlased lõpetavad uue relva, mida nad nimetavad R1 arendamise.
See on piisavalt suur, et hävitada terve planeet ja on tuhandeid kordi võimsam kui ükski tuumarelv, mis kunagi varem on loodud. Dan hoiatab sellise relva kasutamise ohtude eest ning relvastumisvõistluse eest, milles teadlased osalesid. Sarnasused külma sõja relvastumisvõistluse ja tuumarelvade heidutusena kasutamise vahel olid ilmsed ning Ultra 7 kirjutajad andsid selgelt mõista, et nad ei pea seda relvastumisvõistlust heaks asjaks. Kahjuks ei kuule keegi selles episoodis Dani kommentaare. Teadlased otsustavad katsetada relva planeedil, mida nad peavad asustamata olevaks. Katse õnnestub ja planeet hävitatakse R1 poolt. Kuid enne kui nad jõuavad liiga palju tähistada, saavad teadlased aru, et nad on teinud suure vea. Valitud planeet ei olnud asustamata. Hiiglaslik, muteerunud olend tõuseb siis planeedi rusudest ja suundub otse maa poole. Ülejäänud osa episoodist on võitlus Ultra 7 ja selle koletise vahel. Esimene võitlus toimub surnuajas, kus on ka hävitatud kirik. Kirik on modelleeritud Urakami katedraali järgi, mis hävitati Nagasaki tuumarünnaku ajal. Colettes üritab levitada radioaktiivset saastet üle maa, kuid Ultra 7 hävitab selle episoodi lõpuks. Mõistes õudusi, mida nad pidid sellele olendile ja teistele hävitatud planeedil elavatele olenditele põhjustama, annavad teadlased lubaduse relvaprogramm lõpetada ning episood lõpeb. Superweapon R1 käsitleb ilmselgelt tõsist teemat, eriti arvestades, et sari on mõeldud lastele ja peredele. On ebatõenäoline, et rünnaku üle elanud koletis oli ainus olend sellel planeedil ning loo inimesed on vastutavad lugematute elude hävitamise eest. Kuid saari sai probleemideta eetrisse minna ja seda näidati kordusena kuni 2011 aastani. Superweapon R1 pidi kordusena eetrisse minema vahetult pärast 2011 aasta märtsis Jaapanit tabanud maavärinad ja tsunami. Asja tegi hullemaks see, et tsunami põhjustas Fukushima tuumaelektrijaamas tuumasulamise. Tol ajal olid paljud läheduses elavad inimesed mures tuumajaamast pärinevate saasteainete ohu pärast. Arvestades Ultra 7 tuumaalaseid teemasid ja eriti koletist, kes üritas kiirgust levitada, otsustasid telekanalid, et parem on seda konkreetset osa mitte uuesti eetrisse lasta. 8. kohal. Newlyweds on üks esimesi tõsielusaateid, mis kunagi eetrisse jõudis. Saade hakkas esmakordselt jooksma 2003 aasta augustis ning jutustas Jessica Simpsoni ja Nick Lachey loo, kes olid abiellunud vähem kui aasta varem. Saade kestis vaid 3 hooaega ja sillutas teed tõsielustaaridele ning mõjutajate kultuurile, mida me täna näeme. Kuid see kajastas ka lagunevat abielu, mis lõppes vaid mõni kuu pärast viimase hooaja lõppu. Aja jooksul hakkasid saate fännid rohkem Simpsoni poole hoidma, kellest sai meedias palju populaarsem isik. Tema kuulsus kasvas, samal ajal kui Lachey püüdis temaga sammu pidada. Samal ajal hakkasid nende abieluraskused saates välja paistma. Tänapäevasest vaatenurgast saadet vaadates on paljud fännid märkinud, kui toksiline nende suhe tundus olevat. Üks klipp saatest läks viraalseks, kus paar valmistus oma esimeseks ühiskontserdiks. Klipis on näos Simpsoni vanemaid, kes on mures, et nende tütar pole midagi söönud. Lachey tundus aga rohkem mures sellepärast, kui palju tema naine kurtis. Kui Simpson on end valmis pannud, et etendusele minna, avastab ta, et tema abikaasa on juba ilma temata lahkunud, mis on ilmselgelt häiriv. Saate The Newlyweds viimane osa jõudis eetrisse 2015 aasta märtsis, kuid juba detsembriks oli paar lahutuse sisse andnud. Uudis nende lahkuminekust heidab kogu saatele ilmselgelt uue valguse. Mõned on süüdistanud enda abielu purunemises tõsielu saadet, kuigi Simpson on väitnud, et see ei vastanud tõele. Ta usub, et nad oleksid lahku läinud ka ilma kaamerateta ning saadetes mängitud rollid aitasid neil hoopis kauem koos püsida. Aga Lachey jaoks oli see osa probleemist. Tegelaskujud hägustasid piiri reaalsuse ja väljamõeldise vahel ning lisasid niigi lagunevale abielule veelgi rohkem pinget. 7. kohal. Rowan and Martin's Laugh-In oli komöödia sketšisaade, mis jooksis NBC's aastatel 1968 kuni 1974. See kasutas formaati, mis oleks tänapäeva vaatajatele tuttav, kuid tol ajal muutis komöödiasaateid revolutsiooniliselt ning lisaks ennustas see 2 korral täpselt tulevikku. Komöödia oli päevakajaline ja tegi tavaliselt nalja selle üle, mis tol ajal uudistes oli. Seejärel oli California kuberner Ronald Reagan sageli nende naljade objektiks, kuna saade tehti Burbankis, Californias. Reagan oli ka esimese Rowani ja Martini naljateemaks, mis tõeks sai. Populaarne rubriik saates Laugh-In oli uudised minevikust, olevikust ja tulevikust.
Iga osa koosnes rida naljadest uudiste kohta nendest erinevatest ajaperioodidest. Tuleviku uudised võisid sisaldada uusi sündmusi, mis toimuvad mõne aasta pärast või isegi kuni 20 aastat tulevikus. Tavaliselt olid need naljad mõeldud selleks, et teha nalja kõige üle, mis parasjagu tänapäeval toimus. 1969 aasta episoodis esitas Dan Rowan tuleviku uudiseid, milles oli üks uudis Washingtonist DC-st aastast 1988. Ta väitis, et president Ronald Reagan eitas täna taas kord, et oleks kandidaat California kuberneri ametikohale. Nani tehti 2 aastat tema esimese kuberneri aja jooksul ning Reagan polnud selleks ajaks presidendiks kandideerimise vastu huvi üles näidanud. Uudis tundus nii absurdne, et see ei saanudki võimalik olla. Reagan kandideeris presidendiks 1980. aastal 11 aastat pärast selle episoodi eetrisse jõudmist ning oli ametis aastatel 1981–1989, mis hõlmas ajavahemikku, millesse nali asetati. Pole üllatav, et tegelikkuses ei küsitud temalt kunagi, kas ta kavatseb naasta California kuberneriks. Aga juba see, et ta üldse presidendiks sai, oli paljude inimeste jaoks piisav, et väita, et Rowan ennustas tulevikku. Veel üks täpne tulevikuprognoos tuli aastal 1969. See oleks tol ajal publikule tundunud veelgi absurdsem. Jällegi, kui tuleviku uudiste ankor andis Rowan raporti. Raport Berliinist 20 aastat tulevikus, 1989 aastal. See väitis, et täna tantsiti tänavatel, kui Ida-Saksamaal lõpuks lammutas Berliini müüri. Rõõm ei kestnud aga kaua, sest müür asemele rajati kiiresti alligaatoreid täis vallikraav. Berliini müür langes tõepoolest 1989 aastal ning Ida-Saksamaa tsiviilisikud lammutasi paljud selle tükid. Tere, et nüüd on võimalik 2 Berliini poole vahel liikuda, tõi kaasa pidustused üle kogu riigi. Kahjuks Rowan ei elanud selle ennustuse täitamist ära, sest ta suri 1987 aastal pärast võitlust lümfoomiga. 6. kood. 8 aastat oli meeleheitel Kodu perenaised üks populaarsemaid telesaateid televisioonis. See hakkas eetris olema 2004. aastal ja võitis oma esimesed auhinnad juba järgmisel auhinnahooajal, sealhulgas 6 Emmit ja 2 Kuldgloobust. Kuid ei läinud kaua, kui kuulujutud telgitagustest draamadest hakkasid sarja varjutama. Näitlejad ja meeskond tegid kõik endast oleneva, et kuulujutte eitada või nende üle nalja visata, kuid hiljutised paljastused muudavad need eitused tagantjärele vaadates veelgi kummalisemaks. Pärast seda, kui meeleheitel Koduperenaised võitsid Kuldgloobuse parima seriaali, muusikali või komöödia kategoorias, kutsuti saatestaarid Vanity Fairi fotosessioonide. See oli veel üks märk sellest, et sari polnud lihtsalt populaarne, vaid tõeline kultuurifenomen. Kuid kui ajakiri ilmus, said lugejad rohkem, kui nad ootasid. Kane foto all, kus 5 seriaali staari poseerisid ujumisriietes, oli alapealkiri Tõeline seebiooper telereklaami kuumima saate taga. Sa ei usu, mida oli vaja teha, et see foto üldse saada. Ajakirja jaoks erakordselt ebatavalise sammuna ilmus artikkel, mis selgitas kõiki probleeme, millega fotograafiameeskond juhtpildi tegemisel silmitsi seisis. Kirjutaja selgitas, et juba enne fotosessiooni algust saabus ABC nimetu esindaja juhistega. Esindaja hoiatas, et Terry Hatcher ei tohi mitte mingil juhul esimesena garderoobi minna. Fotograaf nõustus palvega, kuid väidetavalt oli Hatcher juba kohtunud garderoobi tiimiga ja saanud esimesena valida ujumisriided, mida naised kandma pidid. Seansi ajal saatis Eva Longoria esindajale sõnumeid, et talle teada anda, et asjad ei lähe hästi. Ja Marsha Cross karjus tema peale, et ta oma tööd teeks, kui Hatcher poseeris foto keskel. Hiljem nähti Hatcheri telefonis nutmas tulise vestluse aja. Mõni kuu hiljem tegi Longoria nende kuulujuttude üle nalja SNL-is. Sketši pealkiri oli, mis tegelikult juhtus meeleheitel Koduperenaiste Vanity Fairi fotosessioonil. Seal mängis Longoria Hatcherid, samal ajal kui teised SNL-i koomikud kehastasid teisi näitlejannasid ja nimetamata ABC esindajad. Sketchis liialdati Vanity Fairi artiklis esitatud väidetega, naljatades, et kui Hatcher oleks foto keskel, kaebaksid teised naised kohtusse. Kogu sketši eesmärk oli näidata, kui absurdsed need kuulujutud olid ja kui vähe tõsiselt Longoria ning seeläbi ka teised näitlejannad neid võtsid. Kuulujutud pingelistest suhetest näitlejate vahel jätkusid veel aastaid. Enamiku neist eitasid osalised, kuid aja jooksul tuli tõde siiski päevavalgele. 2019. aastal sattus Felicity Huffman juriidilistesse probleemidesse seoses ülikooli sisseastumisskandaaliga, kus ta tunnistas, et maksis oma tütre SAT tulemuste parandamise eest.
Eva Longoria kirjutas oma endise kaasnäitleja toetuseks kirja ja palus kohtult leedemat karistust. Ta selgitas, et teda kiusati ühe kaasnäitleja poolt meeleheitel koduperenaiste esimese hooaja filmimise ajal. Ta polnud kellelegi kiusamisest rääkinud, kuid Felicity Huffman oli ilmselt märganud, kui pinges ta oli ning käskis kiusajal lõpetada. Kirjanik Mark Cherry kinnitas samuti neid väiteid. Number 5. Videvikutsooni episoodid oli loodud selleks, et olla iseenesest kõhedad ja häirivad. Narratiivid räägivad tavaliselt kummalisest olukorrast, millel on tegelaste jaoks õõvastavad tagajärjed. On mõned õnnelikud lõpud, kuid mõnes episoodis on päriselus aset leidnud sündmused pärast episoodi esmaeetrit andnud neile veelgi sürreaalsema tunde. Kesköö päike esilinastus algselt 1961 aasta novembris. See jutustas loo New Yorgi kunstnikust nimega Norma ja tema üürilandjast proua Bronsonist, kes peavad toime tulema äärmise kuumusega. Rod Serlingi sissejuhatav jutustus paljastab, et maa on mingi tundmatu jõu poolt oma orbiidilt välja tõmmatud ja kihutab nüüd päikese poole. Elada on jäänud vaid mõned nädalad, enne kui kogu planeet neelatakse tähe poolt, mis kunagi oli selle elu allikaks. Iga päevaga muutub temperatuur kogu maailmas järjest kuumemaks. New Yorgis on inimesed püüdnud tohutu kuumusega erinevalt toime tulla. Kogu linn on kummituslinn. Tänavatel liiguvad vaid rüüstajate jõugud. Mõned inimesed on reisinud kaugemale põhja poole, lootuses leida jahedamat ilma. Norma ja proua Bronson on oma korterites ning püüavad piiratud veevarudega ellu jääda. Episood toodeti suvel San Franciscos ning mõnikord keerati kuumus üles, et muuta olukord näitlejate jaoks veelgi realistlikumaks. Nad olid tõepoolest higistamas ja olid salvestuse ajal kuumarabandusele üsna lähedal. Episoodis andsid mõlemad naised kuumusele alla, kuid alles lõpus selgus, et kogu see olukord oli Norma kujutlusvõime vili. Tegelikult liigub maa hoopis päikesest kaugemale ja planeedil on jäänud vaid lühike aeg enne, kui kõik sellel külmuvad. Muidugi päriselus jääb orbiidilt väljumise stsenaarium ainult ulmevaldkonda. Aga tõusvad temperatuurid ja tervisemõjud on paljude inimeste jaoks muutunud liiga reaalseks. Väljendit globaalne soojenemine ei kasutatud enne umbes 15 aastat pärast selle telesaate eetrisse jõudmist, kuid teadlased olid juba avastanud, et ülemaailmsed temperatuurid tõusevad süsinikuheitmete ja teiste kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise tõttu. Alates kesköö päikese ilmumisest on ülemaailmsed temperatuurid tõusnud ligikaudu 1,3 kraadi Celsiuse võrra. Need tõusevad jätkuvalt edasi. Praegu on enamik maailma vältinud tühjade tänavate ja kodudes ellujäämise nimel võitlevate inimeste stseene, mida telesaates näidati. Kuid on kohti, kus kliimamuutused avaldavad igapäevast mõju. Hiljutise Lancet Countdowni andmetel on paljud kliimamuutustest tingitud terviseriske jälgivad näitajad viimase aasta jooksul jõudnud rekordtasemele. 100 000 inimesed on kaotanud elu lihtsalt kuumusele kokkupuutumise tõttu ning enamik neist poleks kannatanud ilma inimtekkeliste kliimamuutusteta, nagu raportid näitavad. Lisaks sellele muudavad tõusvad temperatuurid teised haigused veelgi tõsisemaks ning levitajate arvukus suureneb. Number 4. 2005 aastal käivitas PBS oma populaarse telesaate Nova kõrvalsaate nimega Nova Science Now. See pidi olema tempokas ajakirjastiilis saade, mis keskendub uusimatele teadusuudistele. Juba mõne kuu jooksul pärast esimest saadet osutus üks lõikudest kummaliselt prohvetlikuks. Telesaate esimene osa jõudis eetrisse 25. jaanuaril 2005. Selles olid lõigud peegelneuronitest ja kineetilistest skulptuuridest, kuid osa, mis tegi selle kurikuulsaks, keskendus orkaanidele. Lõik algas sellega, et räägiti, kui ohtlikud orkaanid võivad olla, kuid ajalooliselt on neid olnud raske ennustada. Uus tehnoloogia muutis lihtsamaks mitte ainult ennustada, kus ja millal orkaan tekib, vaid ka seda, kas see tugevneb. Selle uue tehnoloogia olulisuse selgitamiseks keskenduti lõigus New Orleansi linnade. Vaid mõned kuud varem, 2004 aasta orkaanihooajal, oli New Orleans olnud tõsises ohus orkaan Ivani tõttu. Orkaan muutis viimasel hetkel suunda ja linn suutis katastroofi vältida. Aga saade kirjeldab, kui hull see oleks võinud olla. Kuni 50 000 inimest oleks võinud kaotada elu ja 1 miljon inimest oleks jäänud kodutuks, kui linn oleks vee alla mattunud. 2004. aastal kartsid orkaan Ivani uurinud teadlased, et see võib juhtuda. Toimusid massilised evakuatsioonid. See oleks päästnud lugematul hulgal elusid, kui orkaan oleks tegelikult tabanud.
Telesaates arutasid intervjueeritavad võimalust, et lähitulevikus võib tulla veel üks orkaan. Üks neist väidab, et järgmise 10–15 aasta jooksul toimub mõnel USA rannikualal tragöödia. Heine ütles, et tema suurim hirm on see, et 2. või 3. kategooria orkaan tugevneb 4. või 5. kategooria tormiks ning neil ei õnnestu linna õigel ajal evakueerida. Samuti kardeti, et inimesed ei võta evakuatsioonikorraldusi tõsiselt, arvestades, et Ivan oli olnud valehäire. Hinnang, et tragöödia juhtub järgmise 10 jooksul, osutus tõeks palju varem kui oodati. 2005 aasta augustis, vaid 7 kuud pärast Nova Science Now osa eetrisse jõudmist, tabas orkaan Katrina New Orleansi. Steenid ja uudistelõigud katastroofist meenutasid peaaegu täiuslikult seda, mida PBS-i saates kirjeldati. Nagu telesaates kirjeldati, andsid linna kaitsma pidanud tammid järele ja vesi tungis üle nende. Vesi lähedal asuvast järvest ja jõest ujutas linna üle, segunedes otse orkaanidest tulnud veega. Kogu linn matus vee alla. Paljud neist, kes oma elu ei kaotanud, kaotasid kõik muu. Hilisemad uuringud näitasid, et paljud inimesed ei evakueerunud osaliselt seetõttu, et neil oli varasem kogemus orkaan Ivaniga seotud valehäirega. Veel üks saates väljendatud hirm. PBS keskendus New Orleansile, sest nad teadsid, et orkaan Katrina laastamine võib tulevikus juhtuda. Aga nad ei saanud ette näha, kui kiiresti see ennustus täide läheb. 3. 2007 aastal suunas BBC telesaade Panorama oma kaamerad scientoloogia, selle liikmete ja mõnede suurimate kriitikute poole. See oli üks saate vaadatuimaid episoode, osaliselt tänu vastuolule, mis oli õhku tõusnud nädalatel enne eetrisse jõudmist. Aastaid hiljem, kui rohkem scientoloogia organisatsioonist lahkus, muutis selle vastuolu tagapeituv tõde dokumentaali palju kõhedamaks. Scientologia ja mina jälgib uurivad ajakirjaniku John Sweeney'd, kui ta püüab teha dokumentaalfilmi kirikust. Algin episoodi idee oli selles, et John Sweeney uurib, kas kirik väärib endiselt oma kurja kuulutavat mainet. 1994 aastal kirjeldas Los Angelese ülemkohtu kohtunik scientoloogiat kui veidrat ja paranoilist organisatsiooni, mis ahistab oma vaenlasi ja teeb oma liikmetele haiget. Aastatel pärast seda hinnangut väidab kirik, et on muutnud paljusid oma tavasid. Võib olla mõistlik küsida, kas ta väärib endiselt seda mainet. Aga kohe oli selge, et Sweeney'l hakkavad tekkima probleemid. Kogu dokumentaalfilmi vältel jälgib teda Tommy Davis, organisatsiooni rahvusvaheline pressiesindaja. Alguses näis, et kirik tahtis dokumentaalfilmi tegemisel abiks olla. See muutus, kui BBC nõudis organisatsiooni vastaste ja kriitikute intervjueerimist. Midagi, mida scientoloogid ei tahtnud, et juhtuks. Sweeney viis need intervjuud siiski läbi. Vähemalt ühel korral ilmus Davis ootamatult ühele neist intervjuudest, kuigi talle polnud sellest eelnevalt teada antud. Teisel korral intervjueeris telemeeskond naist, kelle tütar katkestas temaga suhted pärast sektiga liitumist. Mitte kaua pärast filmimist tuli tütar tagasi ja väitis, et tahab emaga uuesti kontakti saada ning palus tal mitte saates osaleda. Naine võttis oma nõusoleku tagasi. Kogu filmimise vältel oli Sweeney'l tunne, et organisatsiooni liikmed jälitavad teda. Varjulised kujud näisid võttegrupi jälitavat. Kui neid küsitlema mindi, ei vastanud nad küsimustele. Sweeney küsis Daviselt ja Mike Rinderilt, kes oli samuti organisatsiooni pressiesindaja, väidetava jälitamise kohta, kuid nad väitsid, et ta on lihtsalt paranoiline. Isegi enne dokumentaalfilmi eetrisse jõudmist arutati seda juba ning filmimise ajal kaotas Sweeney Davisega rääkides enesevalitsuse. Davis süüdistas ajakirjanikus selles, et ta soosis üht scientoloogia kriitikut. Mõlemad mehed tõstsid vaidluse käigus häält ning Sweeney'd salvestati karjumas selle üle, kuidas Davis polnud intervjuu alguses kohal olnud ega saanud teada, kas Sweeney oli süüdistuste kohta tõendeid küsinud. Kui Sweeney hakkas karjuma, näis Davis rahunevad. Kirik jagas vaidluse klipi YouTube'is, mis näitavad Sweeney'd vihase ja agressiivsena, samal ajal kui Davis oli rahulik. Sweeney tunnistas, et käitus sobimatult ja väitis, et ta vabandas tol hetkel. 3 aastat pärast filmi Scientoloogia ja mina ilmumist naasis Sweeney selle teema juurde taas saates Scientoloogia saladused, mis oli samuti Panorama episood. Selleks ajaks oli Rinder organisatsioonis lahkunud ja Rinderi sõnul polnud Scientoloogia juht David Miscavige rahul sellega, kuidas ta dokumentaalfilmi käsitles. See oli osa põhjusest, miks ta saadeti Inglismaale ja sunniki kiriku juhtkonnast lahkuma ning Rinder põgenes ja rääkis Sweeney'ga järgsaates. Ta tunnistas, et Sweeney polnud paranoiline, kui ta muretses, et teda jälitatakse.
Eda tegelikult jälitati. Organisatsioon tegeles mitmete tegevustega, et sundida BBC-d dokumentaalfilmi tegemisest loobuma, sealhulgas jälgitas Sweeney't kogu filmimise vältel. Teisel kohal The Morton Downey Jr. Show oli eetris 3 aastat, aastatel 1987 kuni 1989. Selle aja jooksul muutis see meediamaastiku igaveseks, isegi kui selle saatejuht on tänaseks suures osas unustatud. Downey'd peetakse prügi TV-formaadi pioneeriks. Tänapäeva vaatajad võivad näha sarnasusi selle saate ja selliste saadete vahel nagu Jerry Springer Show või Maury, kus on entusiastlik stuudiopublik, kes hüüab saatejuhi nime. Kui Springer ja Maury keskendusid tavaliselt avalikkuse liikmete omavahelistele probleemidele, siis Downey ei hoidunud kõrvale olulistest päevakajalistest teemadest, millest tol ajal räägiti. Saad armastas vastuolusid. Downey kutsus saatesse külalisi, et rääkida kõigest alates slasher-filmidest kuni kodanikuõigusteni. Kõik, mis tema kirglikus publikus reaktsiooni esile kutsus, oli potentsiaalne teema. Downey ei olnud oma külaliste vahel kohtulikuks, ta oli vaidlustes sama palju kaasatud kui kõik teisedki, samuti ka vägivaldsetes olukordades. Vähemalt ühel korral lõi ta üht publikuliiget, kellega ta ei olnud nõus. Teemadeks olid tavaliselt küsimused, mille suhtes Downey'l juba oli oma seisukoht olemas ning ta sõimas ja solvas külalisi, kes olid arutelus teisel poolel. Ta oli tuntud selle poolest, et käskis külalistel suu kinni panna ja puhus sigareti suitsu nende näo ette. Suitsetamine oli saate oluline osa. Daniel kiitles kord, et ta suitsetab päevas 4 pakki sigarette ja tõmbab saate ajal pidevalt suitsu. Suitsetajate õiguste teema tuli saates sageli jutuks ja Downey seisukoht ei muutunud kordagi kogu sarja jooksul. Selleks ajaks, kui Morton Downey Jr. saade eetris oli, olid suitsetamise terviseriskid teaduskirjanduses juba kindlaks tehtud, kuid tubakatööstus püüdis seda varjata. Oluline polnud ainult see, et suhtekorralduskampaaniad muudaksid suitsetamise lahedaks, vaid tuli jätta mulje, nagu poleks teaduslikud tõendid veel lõplikud. Kõik, kes üritasid suitsetamise kohta tõtt avalikustada, sattusid laimukampaaniate ohvriks, mille eesmärk oli neid diskrediteerida. Üks meist kampaaniate sihtmärkidest oli Stanton Glantz. Glantz oli California ülikooli meditsiiniprofessor ja oli uurinud suitsetamise ohtusid. Ta juhtis kampaaniaid suitsuvabade poliitikate ja mittesuitsetajate õiguste eest. Glantz püüdis saavutada suuri edusamme, kuid see tähendas ka seda, et ta oli tubakatööstusele suur probleem. See oli veelgi enam, nii kui ta avaldas tõendeid selle kohta, et tööstus oli juba teadlik kõigist terviseprobleemidest, millega nende kliendid tõenäoliselt silmitsi seisavad. Glantz oli külaliseks Morton Downey Jr. saates ning episoodi ajal suitsetas Downey edasi ja pilkas oma vastast. Ühel hetkel puhus ta isegi suitsu Glantzi näkku, et teda vaigistada. Ta tõi välja, et näeb vaatamata oma tugevale suitsetamisharjumusele palju parem välja kui teadlased, vihjates, et tubakas ei saa olla nii halb. Sellest hoolimata püüdsid teised suitsetamisvastased aktivistid saatesse tulla, et oma seisukohti selgitada, kuid iga kord neid naeruvääristati. Alles pärast saate lõppu muutis Downey oma seisukohta. 1996 aastal diagnoositi Downey'l kopsuvähk ja ta kaotas haiguse tõttu 1 kopsu. Downey lahkus Rahvuslikust Suitsetajate Liidust ja hakkas nüüd nende vastu sõna võtma. Oma karjäärile tagasi vaadates ütles Downey, et kahetseb suitsetamise lahedaks tegemist, eriti oma nooremate fännide ees. Kahjuks oli paljude jaoks juba liiga hilja. Downey suri kopsuvähki 2010. aasta. Number 8. BBC telesaade Top Gear on tänapäeval tuntud oma avariide ja õnnetuste poolest. Neid näidatakse tavaliselt naljana ning saatejuhid saavad harva tõsiseid vigastusi pöörlemiste, ülekatete või avariide tõttu, mida nad läbi elavad. Aga 9. hooaja ühes episoodis tehtud nali sai vaid mõni kuu hiljem hoopis teise tähenduse. 8. episood oli autosaate 8. hooaja viimane osa, mis esmakordselt jõudis eetrisse 2006. aasta juulis. Lisaks uue sportauto ülevaatele ja 2 kuulsusega tehtud intervjuule sisaldas episood ka tüüpilist Top Geari väljakutset. Saatejuhid Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond said ülesandeks osta kaubik vähem kui $1000 eest ning panna need kaubikud läbi mitmete katsete. Katsed olid mõeldud selleks, et näidata kaubiku mahutavust, juhitavust ja vastupidavust, seda kõike humoorikas võtmes. Viimane katse hõlmas lavastatud politseijahti. 3 saatejuhti võtsid kordamööda ülesandeks põgeneda professionaalse juhi Stigi eest, kes juhtis politseiautot. Eesmärk oli läbida kogu ring programmi spetsiaalsel testirajal, enne kui Stig nad kätte sai. Saatejuht sai enne jälitamise algust väikese edumaa.
Hammond ostis selleks väljakutseks Suzuki Super Carry kaubiku. See oli väike ja kerge. See oli olnud takistuseks kauba vedamisel, kuid Hammond oli eelmisel kiiruskatsetusel võitnud. Saatejuhid arvasid, et ka politsei jahtimises on väike kaubik kõige edukam. Jaht algas hästi, kuid katastroof ei lasknud end kaua oodata. Hammond selgitas, et kaubikul on mootor keskel ja ta uskus, et suudab sooritada manöövri nimega Skandinaavia nõks. Aga see ei toiminud ja kaubik paiskus üle katuse. Clarkson ja May vaatasid kõrvalt ning tundusid avariist mitte eriti üllatunud olevat. May kommenteeris, et see tähendab, et ta on nüüd teine. Clarkson pöördus kaamera poole, öeldes, et Hammond on oma elu kaotanud ja kutsus kõiki, kes soovivad tema asemel saatejuhiks saada, kirjutama BBC-le. Hammond jäi avariis vigastamata ja ronis välja esiakna kaudu. Järgmine avarii, mis saates kajastati, ei olnud enam nii koomiline. Pärast 8. hooaja lõppu hakkas saade valmistama ette järgmise hooaja filmimispakette. Ühes neist testis Hammondi Vampire Dragsterit, reaktiivmootoriga autod, mida oli kasutatud kiirusrekordite püstitamiseks. Võtted toimusid endisel RAF Eldingtoni lennuväljal 20. septembril 2006. Hammond ja meeskond olid peaaegu päevaga lõpetanud, kui ta otsustas teha veel ühe viimase sõidu Dragsteriga. Hammond sõitis umbes 288 miili tunnis, kui üks rehvidest sai konstruktsioonilise rikke. Auto muutus äkitselt juhitamatuks ja hakkas libisema. Hammond üritas libisemise ajal rooli keerata, vajutas pidureid ja avas langevarju, kuid enne raja lõppu polnud võimalik autot peatada. Dragster läks üle katuse ja lohises üle muru. Hammond tõmmati autost välja, ta oli veel elus, kuid kriitilises seisundis. Märgid murul näitasid, kus tema kiiver oli üle muru lohisenud. Ta tuli teadvusele, kui teda õhukiirabisse tõsteti, kuid tal polnud ilmselgelt aimugi, mis toimub, sest ta nõudis, et saaks kaamera ees lõigu lõpetada. Telesaatejuht toimetati kiiresti haiglasse, kus ta oli jätkuvalt raskes seisundis. Õnneks suutis Hammondi hoolimata teadetest tõsise ajukahjustuse kohta täielikult paraneda. 9. hooaja angus lükati edasi, kuid kui saade hakkas 2007 aasta jaanuaris taas eetrisse jõudma, oli Hammond taas saatejuhtide meeskonnas. Aastatel pärast õnnetust sai Hammondi peaaegu surmaga lõppenud avariist saate naljade teema. Kuid vahetult pärast õnnetust võjus Clarksoni nali varasemas episoodis palju süngeimana. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.